tere! Mina olen Kellu ja oma tänases videos ma proovin sellist kookest nagu Karumsi Belgia šokolaadikooke valge glasuuriga ehk siis valge šokolaadiga ja vaarikatega. Siin minu meelest on granaat, õuna, tükid ka. Jah, selline kooke vaarikate granaatõuntega, nii et mis ikka. Teeme lahti, proovime, kuidas see maitseb. Lõhnab küll nagu valge šokolaad, jah? Valge šokolaadi lõhn on väga hea. Tõe hetk, milline see kook on? Voh! Siia isegi jäi mingi šokolaadi glasuur juba sisse. Voh! Siis teeme niimoodi. Paneme selle siia. Selline näeb ta välja. Teeme kohe tüki maha. Apsti, glasuur on hästi pehme, see pudineb siit kohe maha. No näed, siit tuleb vaarika see, ma arvan, see moos või mis iganes ta on. Tuleb siit välja, see on üks pisikene siin keskel. Teeme kivst vahel. Hästi maitseb. Pehme koobi. Selle ümber natukene jäätise maitseline valge šokolaad. Õige õrnalt hapukas, mitte nagu läägelt magus. See on mõnus. Sellepärast ta võib-olla selle jäätise maitse nagu tekitabki. Siin keskel on sotikene mingisugust vaarikamoosi ja miski tea, mis maitsega ta on. Et teda on nagu nii vähe, ma tunnen, et see on natukene siuke nagu magus. Et ma arvan, et vaarikas ja granaatõun on siin nagu sees keskel. Nii et üli hea maitsega, üli pehme. See glasuur maitseb nagu jäätis. Nii et tundub küll, et see on hästi mõnus kooke. Aga vaatame, mis siin sees on. Maximu kodulehel oli see kookene ilusti nagu näha. Ehk siis koobil on ju valge Belgia glasuur, piimarasv, laktoosid asjad on ju. Magusaineid, sirupeid ja maalakontsentraate. Ükseid nagu huvitavaid asju ja ma ei näe siin midagi hullu. Ühesõnaga midagi hullu siin sees ei paistagi olevat, kui sa leiad, anna mulle sellest märku, kirjuta mulle kommentaar video alla. Minu jaoks väga meeldib sellise natuke välismaise maitsega šokolaad, selline hästi hea valge šokolaad seal ümber. Kookuse ümber ehk siis hea mõnusa maitsega kooke valge šokolaad seal ümber, mis ma tahtsin öelda. Moosi on siin sees vähe. Ja võib-olla võiks olla rohkem, aga siin ilmselt on rõhutud selle Belgia šokolaadi maitsele, mis on siis kookesega kokku pandud, et siukene huvitav toode nagu. Ja nende toiteväärtuste poolest on sarnane kõikidele muudele kookustele, ma vaatasin. Rasva on palju, küllastunud rasvhappeid on ka palju, sellega tasub olla ettevaatlik, et südamel liiga ei tee, et toidud ei oleks seda kogu aeg väga palju. Siis süsivesikud enamik sellest on suhkurt natuke valkuga, ikastas maiustus ikkagi, mis ta muud saab olla, koobiga maiustus. Minule väga maitses, väga hea positiivse mulje jättis, väga hästi üllatas mind, et siukene tore kook ja mina sööks seda veel. Maximast saab Keila tarbijate ühistust saab ka. Prismast Selverist ma esimese hooga ei pannud kohe tähele, kas seal on, aga võiks nagu vaatama minna. Kui keegi tahab head kookese elamust, siis siin on võimalus. See on siuke natuke nagu teistmoodi. Sutsukene kallim kui teised kookesed on selle mõttega, et ta on pisem, ta on 38 grammi, 43 eurosenti, et teised on siin nagu selles mõttes kas suuremad ja kallimad või siis sama suured ja odavamad. Aga korraks ära proovida, ma arvan, et võib. Siuke lugu. Aga seniks, kuni sa lähed seda otsid ja maiustad, siis varsti tulevad uued põnevad videod uute põnevate maitsetega, nii et jää lainele
ja kohtume järgmises videos jälle. Tšau!